käärkükk. Sätime kõigepealt jalad paika, üks jalg tuleb ette, teine taha. Kehast oleme suhteliselt püstised või siis kerge ette kanda. Ja alla minnes nüüd mõlemad põlve siis kõverdame üheaegselt. Ja oluline siin on siis märkida ka seda, et kuidas me liigesed ära joondama. Ehk siis all asendis me tahaksime näha vertikaalset säärt, et põlv oleks enam-vähem kanna kohal. Nüüd selle harjutuse eelis on see, et on stabiilsem, ei pea kuskil astuma. Samas on meie amplituud natukene piiratud. Nüüd, kui vaadata teist varianti, näiteks väljaaste kükki ette, siis mida me teeme on see, et me võtame sammu ette ja laskume tegelikult see samasse lõppasendisse. Nüüd, meie eesmärk on see, et me peame nüüd ennast üles tõukama, ehk siis tagasi. Siin tõukame ennast tagasi. See paneb tegelikult päris suured jõud põlvele sisse liikuma. Nüüd, teine asi, millega peame arvestama on see, et me iga kord võtaksime võrdse pikkusega sammu, et jalg maanduks õigesse kohta. Kui kellelgi on põlveprobleeme, siis see harjutus ei pruugi kõige ideaalsem sellel olla, kuna päris suur tõuge käib läbi põlveliigesel. Teine variant, mida me saame teha, on siis väljaaste kükk taha. Nüüd sellisel juhul on eelis see, et me võtame sammu taha ja nagu näha, siis jalg, mis teeb tööd, mis toob keha ette tagasi, on pidevalt kontaktis maaga. Ehk siis, kui kellelgi on põlvega probleeme või tahab põlvele soodsamat harjutust, siis see pruugib olla see sama harjutus. Samamoodi on selle harjutusega ka tuhara osalus suurem. Ehk siis variante on palju erinevaid, tuleb lihtsalt endale leida see üks sobilik. Kõik need samad harjutused on siis näide ühepoolsetest harjutustest, kus me saame jäsemed, alajäsemed eraldi läbi treenida. Igal ühele enda oma.